Aknavalik on suhteliselt keerukas protsess ja selleks, et valikut teha, peab konsulteerima tootjatega. Minu üks põhimõte on see, et kui ma valin tootjat, siis ma vaatan ka, kui pikalt nad on turul olnud, sellepärast nendel on väga hea kogemus ja ilmselt see nõuanne on ka nii-öelda sügavapõhjalisem. Ja just sel samal põhjusel olen ma praegu siin ehitusmessil Arutechi boksis. No, Arutech on turul olnud 25 aastat. Mida te mulle ütlete, et mida peaks inimene mõtlema, millele tähelepanu pöörama, kui ta tahab omale akent valima hakata? Kõigepealt mina küsiksin siis teie kui kliendi käest, et kuhu te aknad sooviksite. Et selle järgi me siis, mina kui müügiesindaja saaksin teha teile hea valiku. Et kui teil on maja või teil on korter, siis sellest me saaksime hakata lähtuma, et millist profiili, millist klaaspaketti, millist värvi teil vaja oleks. Soojapidavuselt on ju korteri ja maja aken ikka ühesugused. Või on siin vahe? On vahe sellepärast, et maja uus ehitis, eks ole, seal on seinad ikkagi soojemad, paksemad, et kui me võtame ju mingisuguse tavalise Lasnamäe korteri, seal, mis on renoveerimata, siis seal on seinad õhemad kui uuel majal ja sealt siis ikkagi tuleb see soojapidavuse vahe sisse. Milline on tänapäevane klaaspakett alla, mille üldse ei tasuks rääkida? No ütleme, et siis see tavaline oleks siis 48 mm, et enam seda kahekordset 24 mm ei soovitaks. Et see pigem lasta jääb siis kuskile suvilaknaks, mida siis talvel ei kasutatakse, et ikkagi jääme selle 48 mm juurde paksusega. Mis asi on see UV? UV on siis akna ja klaasi kogu väärtus, mis näitab siis tema soojapidavuse ära. Ütleme, et kuskil seal 0,79 oleks siis selline, mis näitaks, et aken on ikkagi väga hea soe. Akna puhul on üks teine väga oluline asi minu meelest veel, et kus ma elan. Kas ma elan Tallinnas näiteks Sõpruse puiestee ääres või elama kuskil vaikses elurajoonis, helipidavus. Just, et helipidavust peaks jälgima siis, kui teil toome näite, et elategi kuskil, kus on autode müra kesklinnas, et siis võiks jälgida seda detsipilli seal. Aga kui on selline tavaline aken, see kolmekordne klaaspakett 48 mm, siis tema detsipillid on 37. Kas aknaklaaside puhul kasutatakse ka erilisi kilesid, et see aken ei oleks nii läbipaistev, ütleme väljast sisse ja välja? Meie neid kilesid ei kasuta, aga kus me tellime klaasid sisse, siis me lähtume juba kliendi soovist, et kui temale paistab see päike liiga sisse, et tuba läheb liiga kuumaks näiteks, siis me klaaspaketi tootjale mainime selle ära, et temal on vaja neid päikesekaitseklaase. Selge, akendega peaaegu ühel pool, aga siia praktiliselt teile taustaks jäävad ka suured uksed, mida kasutatakse ilmselt terrassi ja rõdu ustena. Need on ka teie valikus? Jah, meie valikus on lükanduksed, siis on meil terrassiklaase, rõduklaase. Aga milline uks terrassile on nüüd see kõige popim on? Kas lükanduks, mis tagab vist natuke suurema ava või tavaline lahti käib? Ikkagi lükanduks. Lükanduks ta on ikkagi elegantsem, ta näeb kaunis välja ja ei võta ei terrassi, ei toaruumi ära? Jah, täpselt. Messile tuleks alati välja mingi uudisega. Mis on Arutechi uudis? Meil on väljas see aasta uus toode akendele lineaarprofiiliga. Mis on selle raami erinevus võrreldes teiste profiilidega? Selle erinevus on siis meil täna see, et tal on teistmoodi kuju, tema raam on kandilisem näiteks kui teised, et siis kliendid saaksid valida juba tänapäeval raami erinevust, et kas neile meeldib ümar või neile meeldib kandiline. Ja teiseks on siis juba seal keskel kolmas lisatihend, mis aitab sooja hoida. Ning päris viimane teema, kui eramaja
omanik või tulevane omanik hakkab endale aknaid valima, siis aknad, uksed, rõduuksed, kõik peaksid kooskõlas olema. Kas uksi selle komplekti juurde peab kuskilt majalt otsima või täispaketi saab teie käest? Täispaketi saab meie käest saab tooted, meie käest saab paigalduse, kõik mida soovite. Ning lõpetan taas mõttega, et kui te valikuid teete, siis üheks lähtepunktiks võib olla see kokkulepped sõlmige firmaga, kus te saate igale küsimusele kompetentse ja asjaliku vastuse.